No tšau, jalou, šalou, pühapäeva pühitsus Costa Ricast koos Piret Fairfairiga taas kord teie ees. Ja tänane teema on autentsus ehk siis kuidas olla autentne, mis see on ja miks seda on vaja. Nii, aga kõigepealt nagu alati, küsi üks number ühest, jälle mul meelest läinud, mis ta oli, 64-ni. Ühest 64-ni eesti keeles, kui soovid. Kui soovid, võid ka inglise keeles küsida, siis on 129 numbrit juba. Aga siis kirjuta juurde, et sa soovid inglise keeles, kas või IK või midagi sihukest. Nii, ma võtan siit kohe meile esimese. Maagia on uskumine iseendasse. Kui sellega hakkama saada, on sulle kõik võimalik. Ja see on nii ilusti jälle tänase teemaga seotud, et see mulle nii meeldib see, kuidas ilusti kattub teemadega alati. Nii, et siis küsi üks number 164 eesti keeles ja 129-ni inglise keeles. Meil on siin ilus täna päikseline päev, nii et ajab kohe aevastama lausa. Vahepeal nagu täitsa imelik oli, et nagu pool tundi tagasi oli siuke tunne, et hakkab kohe sadama. Mul on siin Scotti auto minu õues ja siis ma mõtlen, kas ma panen uksed aknad kinni ja siis vaatame. Ja nüüd läks jälle täitsa päikeseliseks ja kirksaks, et kirkaks ja päikseliseks, nii et ma ei teagi. Vaatame, äkki ma jooksen vahepeal laivi pealt ära. panen uksed aknad kinni. Aga et siis jah, tänane teema on jälle Jill Swani autentsuse kohta. Jill Swanilt siis, et autentsus, ütleb Jill, on sõna, mida sa kuuled enesearengu ringkondades, psühholoogikabinettides ja vaimsetes kogukondades kogu aeg ringi lendamas. Mina ise, Jill ise, juhib autentsuse liikumist, aga mida kuradit see tähendab? Ehk siis, mis on autentsus? Miski, mis on autentne, ei ole kopeeritud. See on ehtne, see on päris ja see on tõeline. Kui autentsus rakendub inimolenditele, peame me järgima reaalsust, et iga viimane kui üks inimene tuleb siia ellu kui allikateadvuse unikaalne väljendus. See tähendab, et iga inimene tuleb unikaalse olemusega, nagu energeetiline signatuur ja meie unikaalne eesmärk ja unikaalsed mõtted ja unikaalsed tunded ja soovid ja unikaalsed vajadused ja unikaalne roll suuremas universumis on sellesse olemusse sisse kodeeritud. Meie arenguprotsess läbi selle planeedi peaks olema avanemise protsess. Nagu siis, kui lill õitseb. Nii et sa võid näha iga inimest, nagu ta oleks lootuse õis. Niimoodi, avanemas, lootuse õis. Nende unikaalne olemus, mis on kodeeritud nende eesmärgi ja kõige muuga, mis me arvame, et seostub autentsusega, on nagu pärl selle lootuse õie sees. Meie, mitte nende, meie inimeste. Nüüd, kui meil lastakse avaneda, siis see avaneb loomulikult ja paljastades selle pärli. Aga sotsialiseerumise protsess planeedil Maa ei käi niimoodi. Kui me lubaksime iga inimese autentse aspekti avanemist, oleks lastekasvatus ja sotsialiseerumine protsess, mis võimaldab lapsel avaneda. Kui me ei segaks seda protsessi ja lihtsalt kohtaksime iga unikaalse lapse unikaalseid vajadusi, siis see oleks loomulik protsess. Tšau, Kristel, ma näen see numbrid. Siis see oleks... No, mikrofon, see jalg on nii lähedal, et läksin kogemata pihta. Siis see oleks... Come on. Protsess. Nii. Aga... Me elame maailmas, kus sotsialiseerumise ja seega lapsevanemluse protsess on üsna tihti takistuseks avanemisprotsessile. Kui me tuleme siia maailma, ei vaadata meie poole nii nagu, et me oleksime justkui lootuse õied ja et nende töö on aidata meil avaneda, et nad saaksid näha seda müsteeriumi ja maagiat ja kingitust selles, mis me oleme.
Selle asemel vaadatakse meid, nagu me oleksime tooraine, nagu savi, mida mudida. Peaaegu nagu meil ei olekski kaasasündinud olemust ja nemad teavad, mis on kõige parem teise inimese jaoks ja nii, et vormime ta selliseks. Eks ole, on ju nii. Ei ole nii, et me vaatame sind, kes sa oled, vaid vaatame, mis me sust teha saame. Meile öeldakse, et teatud asjad on vastuvõetamatud, teatud asjad on vastuvõetavad ja kui me oleme need, oleme me head ja turvalised. Ja teised asjad on vastuvõetamatud ja kui me neid teeme, oleme me halvad ja ebaturvalised. Eks ole. Nii et loomulikult kõik need haavatavad aspektid meis, kõik, mis võiks olla meie puhul päris, aga ühiskonna jaoks vastuvõetamatu, tuleb ära peita. Me alustame enda lõhestumise protsessi. Me toome esile need asjad iseendas, mis teevad meid maailmas armastatuks ja turvaliseks ja ülejäänu hoiame peidus. Make ib sensi, eks ole, täiesti loogiline, miks me seda teeme, sest me ei taha ju haigetada, me ei taha, et meid peetakse halvaks ja ebaturvaliseks. See on nagu me ei laseks teatud lootuse õielehtedel avaneda ja seega hoiame pärli peidus, et sobituda maailma, olla armastatud ja tunda end turvaliselt. Mida see tähendab, on see, et meie isiksused on olemuselt täiesti võltsid. Sest need osad sinust, mida sa maailmale näitad, sinu isiksus, need on lihtsalt need asjad, mis hoiavad sind kõige turvalisemana ja kõige vastuvõetumana selles maailmas. Ja see muutub vastavalt sellele, millistes välistes tingimustes kultuuris täidad ühi koht, sa üles kasvasid. Ja mina võin seda kinnitada, sest ma olen elanud päris mitmes erinevas kultuuris. Beliisis ma pidin ennast vormima selliseks, nagu nendele sobis ja siin ma vormin ennast selliseks, nagu nendele sobib siin, selles ühiskonnas. Et nagu, kui sina oled ainult Eestis elanud, siis sulle võib tunduda, et sa oled jube autentne, aga kui sa pead hakkama oma ühiskonda muutma, siis sa näed seda, kui palju sa pead ennast hakkama vormima nende jaoks meele järgi. Muidugi bravo, kui sa ei ole seda kunagi teinud, aga mina teen seda, ütlen ausalt, teen seda. Keegi teeb süüa. Ja see, jah, nii. Teeme ühe reklaamipausi vahepeal. Nii, ütleme Kristelile 8. Ja rohkem numbreid praegu ei ole tulnud. Kes nüüd tuleb vaatama, küsige üks number 8. Ma lähen peale laivi, lähen Scotti juurde, siis me teeme ka süüa. Ole sina ise. Kõik teised on juba võetud, see on nii äge, kuidas kõik numbrid lähevad ilusti teemasse. Et ole sina ise, ütles Oscar Wilde, kõik teised on juba võetud, et kõik toetab meie avanemisprotsessi, meie autentsuse protsessi. Nii, meie isiksused. Meie isiksused on lihtsalt see osa meist, millega me samastume või mida oleme endas arendanud, et püsida turvaliselt ja eemal haavatavusest nendes konkreetsetes olukordades, milles me üles kasvasime. Me surume alla, lükkame tagasi, eitame ja loobume nendest aspektidest, mis teevad meid haavatavaks või toovad maailmas kaasa hukkamõistu. Nüüd aga peale pilviseks minema. Sellega muutuvad need osad meist alateadlikuks, sest me surume neid alla, nii et nad muutuvadki alateadlikuks. Me ei ole neist isegi teadlikud enam mitte. Need kustutatakse meie teadlikkusest välja ja me isegi ei tea, et need eksisteerivad. Nii, et sellest protsessist paremini aru saada, julgustame sind vaatama Thieli videot Killustatus, Thiel Svaani õpetused laupäeval oli täitsa olemas. Tšau Anne, näen number 10. Nii et jah, õnneks killustatuse video mul juba tõlgitud. Mõned nendest, mis ta siin täna pakub, ei ole veel tõlgitud. Me saame olla autentsed ainult sel määral, mil määral me hetkel iseennast tunneme. See on hirmutav, sest see tähendab, et me saame olla autentsed vaid sel määral, mil määral me oleme eneseteadlikud. Ja see on hirmutav, sest enamus meist on surutud oma alateadvusesse. Enamik meist. Nagu enamus
enamus osi, enamik meist. Me oleme surunud oma alateadvusesse, sest me oleme pidanud ellu jääma, eks ole. Siin ei ole midagi, ei tohi ennast karistada selles, ei tohi mõelda, et ma pean ja oi, ma olen nüüd paha, on ju, sellepärast, aga meid on halvaks peetud, kui me oleme olnud meie ise. Nii et see on täiesti loogiline, et me oleme surunud need osad endast alateadvusesse. Lühidalt öeldes, me ei ole iseendast kuigi teadlikud. Enamik meist on põhimõtteliselt koopiad sellest, mida me nägime teistes inimestes õnnestumas, eks ole, või mis meile meeldib teistes inimestes, me teeme seda sama järgi. Me ei ole ehtsad, ei ole päris ja ei peegelda seda, mis on meie tuumas. Kui me soovime pühenduda avanemisele, siis on meil vaja võtta selle eest ise vastutus ja lubada sellel juhtuda, hoolimata maailma vastuseisust. Nii, sorry. Jälle nägin ühte viga siin. Come on. Nii. Meil on vaja sorteerida läbi illusiooni, et leida, mis on meie kohta tõeline. Autentseks muutumise protsess, mis on oma olemuse uuesti leidmine ja selle järgimine ja lubamine seda maailmaga jagada, ei ole millegi poolest erinev vaimse ärkamise protsessist. Seega vaimse ärkamise huvides annan ma sulle mõned näpunäited, kuidas olla autentne. Esimene samm. Kõige lihtsam viis mõista autentsust peale sinu kaasasündinud olemuse avastamise on see, et see on teadlik sisemaailma ja välismaailma vaheliste ebakõlade parandamine. Ehk siis autentsus on teadlik sise- ja välismaailma vaheliste ebakõlade parandamine. See tähendab, et see, mis on sees, on täpselt sama, mis on väljas. See on vastand hundile lambanahas. Ma tean, et paljud teist on seda kuulnud, nii et ilmselgelt, kui on lammas, kes on hundi nahkade seas või hunt, kes on lambanahkade seas, mõlemal juhul ei ole see autentne, sest see, mis on sees, ei ole otsene peegeldus sellest, mis on väljas. Maailmas on igasuguseid ebakõlasid, kui tegu on inimestega. Näiteks võtame ühe tüübi, kes vihkab oma tööd. Seesmiselt ta tõesti tahab teha midagi muud, nii et võib öelda, et tema väline töö ei vasta tema sisemistele soovidele selle kohta, mis tööd ta tegelikult teha tahab. See on ebaautentne. Kui inimene ütleb, et talle keegi meeldib või käitub nii, nagu talle meeldiks, kui tegelikult ta vihkab teda või ei salli teda ja ei taha olla tema läheduses, sest see on ebaautentne. Kui inimene ütleb, et tal ei ole kunstiannet, sest sa surus selle enda sees maha ammu aega tagasi, ei ole see autentne. Kui inimene eitab seda, mida ta tunneb, sest ta on õppinud, et teatud tunded ei ole vastuvõetavad, see ei ole autentne. Kui inimene eitab seda, kui me hoolime nii väga sellest, et näha ennast heana, et me ei suuda tunnistada neid aspekte enda sees, mis ei paista nii head, oleme me ebaautentsed. Kui meil on 2 Facebooki kontot, üks töö- ja perekonnainimestele ja teine asjadele, mis meid tegelikult huvitavad, mille eest nad meid negatiivselt arvustaksid, oleme me ebaautentsed. Kui me oleme geid, aga teeskleme, et oleme heterod, oleme me ebaautentsed. Ausalt öeldes kogu meie ühiskond põhineb teesklusel. Aga on tulnud aeg, et see lõpeks. See on üks suurimaid takistusi vaimsele ärkamisele. Nii et küsimus, mille järgi elada on, kas on mingeid ebakõlasid minu välise ja sisemise mina vahel? Vot nii. Number 2. Teine samm teadlikkus ebakõladest, aga vahepeal võtame siit ühe numbri Annele. Anne küsis number 10. Võtame number 10, vaatame, mis see on. Teeme ühe väikse reklaamipausi. Oluline pole, mida sa ütled, vaid energia selle taga. Nii äge, kuidas kõik saab ilusti tänasesse teemasse siduda. Kõik need kommid. Nii, ja kes nägi minu tervendava veevideot?
siis nüüd ma teen niimoodi, et ma võtsin selle, mis ma tervendava energia panin oma vee sisse nagu terve pudel, siis ma valan sellest natukene ainult siia ja täidan selle koos nagu teise veega. Et siis nagu see efekt nagu läheb edasi niimoodi kogu aeg. Nii et ma saan seda tervendavat vett kasutada veel mitmeid kordi ja see suur pudel, mis ma Scottile tegin, ma ütlesin ka talle, et soovitasin talle seda sama teha, et nagu võta sealt sellest pudelist ja vala oma tavalisse joogivette, siis sul jätkub kauemaks. Sest, mis see on, mis selle nimi on? See alternatiivne, see, kus nagu, tule meelde. No ühesõnaga, üks viis tervendada ongi, nad nagu teevadki kõik need meditsiinid, kõik tabletid ja kõik asjad, mis on tehtud selles, mis see nimi on? Ei tule meelde praegu. Kõik on nagu väga väike murdosa sellest tegelikult, et nagu võetaksegi ja lahustatakse nagu üks tilk mingisuguse 1000 liitriga, siis raputatakse segamini, võetakse sealt üks tilk ja lahustatakse 1000 või 100 liitriga, midagi siukest. Aitäh, Kristel, veel ühe komme eest. Küsige aga edasi komme, just. Siis ma saan reklaamipausidel rohkem rääkida, et nagu, et ei ole tegelikult vaja seda suurt kogust nagu tavalise tavameditsiinis on ju, kasutatakse jube suuri koguseid, et teha mingisuguseid tablette ja asju, mis tegelikult ei ole vajalikud meile, et meil on vaja ainult seda essentsi, ainult seda nagu olemust. Nii et homöopaatia, aitäh, Kristel, jumal tänatud, aitäh, et sa vaatad, aitad mind. Täpselt, et jah, samamoodi võib selle tervendava veega, mida sa teed või mis iganes vett sa teed omal, külluse vett või on ju, et siis sa saad kasutada ainult näiteks, kas või võtad pipetiga ainult mingi paar tilka ja paned oma teise vette. Nii, lähme edasi. Ehk siis teine samm ongi siis teadlikkus ebakõladest. On palju hullem mitte tunnistada ja või isegi mitte mõista, isegi hullem, et sinu välimise ja sisemise maailma vahel on ebakõla kui see, et lihtsalt teadlikult valida olla ebaautentne. Ehk siis hullem on mitte tunnistada, kui olla sellest teadlik ja lihtsalt valida seda teha. Saad aru? See oleks ideaalne, kui me elaksime maailmas, kus iga inimene saaks 24 tundi ööpäevas olla autentne, aga olgem ausad, mitte ükski meist ei suuda võtta vastu sellist aususe hulka. Ja lisaks sellele maailm ei ole sellele üles ehitatud, eks ole. Kui sa läheksid täna oma bossi juurde ja ütleksid talle ausalt öeldes, ma vihkan sind, siis see ei läheks sinu jaoks väga hästi. Nii et mis on olulisem? Palju olulisem, kui parandada ära kõik ebakõlad nii, et neid enam pole, on olla teadlik nendest ebakõladest. Mõne jaoks teist võib tulla aeg, ütleme meist, mis nõuab, et oleksite teadlikult ebaaautentsed. Need olukorrad sunnivad meid küsimuse alla seadma omaenda võimalikku piiratud perspektiivi ja samuti konsulteerima oma südametunnistusega. Need on dramaatiline kutse ärgata. Aga liikudes autentsusesse, teades, et autentseks saamine on palju rohkem seotud sellega, et saada teadlikuks sellest, mis on päris. Ja sealt edasi saad sa teadlikult valida, kuidas seda pärisolekut maailmaga jagada. Ja isegi seda, millist osa sellest jagada, vastavalt oma pidevalt arenevale ja avarduvale perspektiivile. Suurim vastane autentsusele ei ole teesklemine, see on eitamine. Ehk siis me eitame, et meis on see külg. Sel põhjusel tahan ma, et sa vaataksid mu episoodi pealkirjaga, kuidas eitamist välja kutsuda. How to call bullshit on denial. Kui on piisavalt inimesi, kes soovib, et ma seda tõlgin, siis ma tõlgin ka selle ära. Kuidas eitamist välja kutsuda? 3. samm. Valmidus näida halvana. Kui me tahame olla autentsed, peame me arendama endas valmisolekut näida halvana.
iseenda ja teiste inimeste ees. Nüüd, see võib kõlada lihtsana, eks? Ei, see ei ole lihtne. Suurim kiindumus, mis meie egodel on kiindumus näida hea olemise tunne. Häbi on inimese ego vaenlane number 1. Ja häbi puudutab seda, mäletate, ma tegin häbivideo. Minuga on midagi halba ja valesti. Nii et palju lihtsam on öelda, kui teha seda, et tunnistada neid asju enda sees, mida teised inimesed või isegi me ise hindaksime halvaks. See on isegi raskem tunnistada iseendale, kui maailmale tunnistada seda. Ehk siis esimene samm ongi ja kõik, aga see on absoluutne eeltingimus autentsusele, ehk siis see on oluline. Üks minu emotsionaalsetest kommidest on ka see, et ma ise paningi selle siia. Peale seda, kui ma juba just tegin seda ühte sellist protsessi, kus ma vaatasin ühte mingisugust asja, mida ma ei olnud enne näinud endas, et olla kohal sellega, mis meis on, mis isegi see, kui see ei ole hea või õige, et nagu lubada endal, et me nagu lubada sellel osal endas olla, mitte nagu me tahame seda võib-olla peita, tahame alla suruda, tahame eitada, eks ole, vot see. Et selle asemel olla sellest teadlikuks ja tahta sellest saada teadlikuks, et jah, minus on see osa. Ma tõesti teen seda, ma teen neid asju, see on minus olemas ja siis muidugi sealt edasi vaadata, miks me oleme seda teinud, miks see meis on. Igal asjal on ju põhjus, eks ole. Nii. Meil on vaja silmitsi seista ja töötada sellega, mis on meie kohta päris. Ja päris hõlmab mõlemad spektri poolt, positiivset ja negatiivset. Siin on reaalsus. Enamik inimesi on vaid siis valmis olema autentsed, kui nad on olnud ebaautentsed nii kaua, et valu on muutunud nii äärmuslikuks, et lõpuks on autentsuse tagajärjed seda väärt. Aga mina palun sul olla autentne enne seda, kui sind surutakse säärase seina vastu. Aktsepteeri seda, mis sinu kohta on päris. Sõltumata sellest, kas sa hindad seda heaks või halvaks. Aktsepteerime seda. Teatud määral maadlevad kõik inimesed sellega, mis on. Me võiksime öelda, et see on osa sellest, miks meie liik on nii uskumatult arenenud. Me ei olnud rahul koopas istumisega ja tööriistade tagumisega, nii et me ehitasime kogu selle ühiskonna, mida me nüüd enda ees näeme. Nüüd võime öelda, et see on midagi kaunist, kuid see on ka meie arengule takistuseks. Kui me pole valmis midagi aktsepteerima, siis me võitleme pidevalt selle vastu, mis on. Sellisel määral, et me ei taha isegi tunnistada, et see on olemas. Aktsepteerimine on vastand eitamisele ja vältimisele. Mida tähendab millegi aktsepteerimine? Aktsepteerida tähendab tunnistada midagi kehtivaks või õigeks. Seda tehes annab su olemus nõusoleku seda vastu võtta ja seedida seda kui tõde, selle asemel, et võidelda seda tunnistamast ja mitte seda sisse võtta. Pea meeles, et aktsepteerimisel ei ole midagi pistmist heaks kiitmisega ega millegi hukkamõistmisega. Sel pole midagi pistmist sellega, kas sa tahad midagi muuta või mitte. See on lihtsalt võime tunnistada, et miski, see, mida sa näed, mida on vaja aktsepteerida, on kehtiv ja on piisavalt kehtiv, et lasta sellel tunnistusel sisse tulla, selle asemel, et võidelda, et seda eemal hoida. Eks ole. 4. samm. Haavatav olemine, aga ütleme vahepeal ühe kommi. Kristel küsis 28, nii et ütleme 28. 28. Minu maailm hoolitseb minu eest. Aitäh! See on hea, see on sellest Transurfingu raamatust, Vadim Zeelandi kirjutatud. Minu maailm hoolitseb minu eest.
Niisiis, 4. samm, haavatav olemine. Autentsuse süda on olla haavatav selle protsessi tõttu, mida ma varem kirjeldasin, kus me peidame oma haavatavuse enda kaitsvate aspektide taha. Ükskõik, mis meid turvalisena hoiab, nii et väga palju meie tõelisest tõest on peidus nendes haavatavates aspektides. Paljud meist arvavad, et me väljendame kogu tõde enda kohta ja seda, mida me tunneme, kui tegelikult kõik, mida me väljendame, on miski, mis hoiab meid turvalisena. Nii et me väljendame tõde ainult nende aspektide kaudu, mis meid turvalisena hoidsid, mitte haavatavuse kaudu nende taga. Siin on see, mida ma mõtlen, ta toob kohe näite. Sa võid arvata, et on autentne väljendada. Sa oled lihtsalt liiga enesekeskne, et pöörata tähelepanu kellelegi teisele peale iseenda ja selle, mida sina tahad teha. Aga see, eks ole, see on juba see on kõik sina, see ei ole midagi sinu kohta. Minu enda kohta. See on tegelikult lihtsalt kaitse. Ja see esindab ainult meie viha, kuid see on väike murdosa sellest, mis on päris. Autentne olemine võib välja näha midagi sellist. See oli hirmutav. See pani mind tundma, nagu ma oleks nähtamatu ja ei läheks sulle korda. Ehk siis sa räägid iseenda haavatavast aspektist, mitte ei ründa teist inimest. Üks parimaid viise ennast autentselt väljendada on küsida endalt sellistes olukordades, kuhu sa satud. Mis on vastand sellele, et ma ennast praegu kaitsen või mis on vastand sellele, mida ma praegu kaitsta üritan? See, mida sa kaitsta üritad, on haavatavus, millest sa pead autentselt rääkima. Seoses autentsusega on väljendus kogu tõe rääkimine, mitte ainult osa sellest. See hõlmab tervet emotsioonide spektrit. Sel põhjusel tahan ma, et sa vaataksid mu videot pealkirjaga, kuidas väljendada oma emotsioone. Seda mul veel ei ole eesti keeles, on plaan teha How to express your emotion. Võib-olla ma teengi selle järgmiseks. Mis te arvate? Nii, 5. samm, sinu emotsioonid. Autentsuse juur on teada, mida sa tunned ja tunnistada oma tundeid teistele inimestele. Me elame emotsionaalses pimedas ajastus. Pimedas ajastus. Üks asi, mille eest meid kõige rohkem häbistatakse ja see ei sõltu sellest, mis kultuuris sa üles kasvasid, see on nii ka täna, on see, mida sa tunned. Mõtleme natukene, on ju nii, pane tähele. Meid häbistatakse selle eest, mida me tunneme. Ja sellepärast me ei soovigi oma tundeid näidata. Meid ei valideerita meie emotsioonides. Seega on meie ligipääs oma emotsioonidele super piiratud. Aga sinu emotsioonid toimivad nagu kompass, mis ütlevad sulle igal hetkel päeva jooksul, kus sa oled, mida sa mõtled, sinu reaalsus selles hetkes. Nii et kui sul ei ole ligipääsu oma emotsioonidele ja sa ei suuda neid endale tunnistada, siis sa ei teagi, kus sa oled. Sa ei saa sellega midagi peale hakata, sa saad töötada ainult millegagi, mis on päris. Vaata, mäletan, ma tegin juba tunnete kohta, et kuidas tunda, selle video ma tegin ära. Sa ei saa ka teiste inimestega suhelda nii, et nad saaksid midagi sinu emotsioonidega peale hakata. Nad ei saa parandada seda, kuidas sa end tunned, kui sa isegi ei tea, kuidas sa end tunned. Samamoodi nagu kompass ütleb sulle, kus sa ruumis asud ja mis suunas liikuda, ütlevad su emotsioonid sulle, millist vibratsiooni sa praegu hoiad ja mis suunas liikuda, et seda isiklikku sagedust parandada. Nii et sinu välise elu olukorrad oleksid kooskõlas sinu sisemise elu, sinu olemusega. Sinu emotsioonid on ka värav avastamaks sinu alateadlikke piiranguid, mis takistavad sinu autentsust. Me ei mõista emotsioone ja me ei mõista, mis eesmärgil need on, nii et ma tahan, et sa mõistaksid emotsioone paremini. Sel põhjusel palun ma sind vaadata minu videot pealkirjaga Emotional Wake Up Call, mille ma olen teinud 2 osas, emotsionaalne äratuskõne, esimene osa ja teine osa. Esimese osa lõpus YouTube'is on ka olemas teise osa link.
nii et see käsikirjas on ei ole väga näha. Ma panen siia alati YouTube'i kirjeldusse, Facebooki ma tõenäoliselt ei pane enam kirjeldusi, sest see niikuinii kustutatakse kohe ära. Aga ma panen YouTube'i selle video kirjeldusse, panen lingi käsikirjale. Nii et sa leiad seal käsikirjast kõik need videod ja kõik need lingid ka üles. Nii, 6. samm teadlikkus mõtetest. Saa teadlikuks oma mõtetest ja oma uskumustest. Jälle üks asi, mis on tehtud. Uskumuste kohta on tehtud video. Uskumused ja mõtted on naljakad asjad, sest need võivad olla kas otse peegeldus sinu olemusest või võivad olla just need asjad, mis sinu olemust varjavad. Vaata kui huvitav, eks ole. Minu reaalsus võib olla see, et ma mõtlen mõtet nagu keegi ei armasta mind kunagi. See mõte võib takistada mul oma olemust avastamast. Mõte ise võib olla illusioon, eks ole, see ei ole ju päris, aga see on siiski päris, sest ma tõesti mõtlen seda. Meie oma mõtted ongi need uskumused, millega me loome oma reaalsust, eks ole. Ja ma saan seda ainult kahtluse alla seada ja avastada, et see on illusioon, kui ma saan tunnistada, et see on olemas. Ma saan muuta põhiveendumust, ma panin siia sulgudesse juuruskumust, ainult siis, kui ma tean, et see olemas on. Ma tahan, et sa muutuksid teadlikuks faktist, et tõde ja illusioon on mõlemad osa sellest, mis on päris. Nüüd mina ise pakun siia seda videot juuruskumuste kohta. Tsiil tegelikult ei paku seda, aga mina panin siia juuruskumuste lingi. Nii et meil on olemas video uskumuste muutmise kohta ja ka juuruskumuse kohta. Soovitan mõlemad ära vaadata. 7. samm, viimane, objektiivne olemine. Vahepeal võtame ühe kommi. Võtame kommi. Teeme väikest vaja energiavahetust. Võtame siit midagi. Loovus nõuab julgust veendumustest lahti lasta. Läheb jälle ilusti teemasse. Selleks, et uskumusi muuta, on vaja oma veendumustest lahti lasta. See pikalt rääkimine on, see on raske töö. Üldse lihtne teha seda. Niimoodi. 7. samm. Enamik meist ei näe end objektiivselt. Me ei näe oma tegelikke tegusid. See on sellepärast, et kui me kõnnime läbi oma elu, siis me vaatame läbi oma piiratud perspektiivi. Me ei vaata ise ennast vaatamas läbi oma perspektiivi, nagu teised inimesed seda teevad. See on osa põhjusest, miks on nii palju lihtsam sinu jaoks, ilmsel sinu jaoks, nii palju ilmsem sinu jaoks, mis teiste inimestega toimub, kuid nende jaoks on see mõnevõrra hämar. Samamoodi meie ise ei näe seda, mida teised meie kohta näevad. Nii et ma tahan, et sa harjuksid objektiivse vaatlemisega. Ma natuke väska. Üks parimaid viise seda teha on istuda maha ja hakata mediteerima samamoodi nagu iga teise meditatsiooniga. Aga kui sa suled silmad, siis sa kujutad ette, et sa astud oma kehast välja, nii et sa vaatad ise ennast ja lihtsalt harjuta seda mõnda aega. Siis, mida sa teha saad, on see, et sa võtad selle perspektiivi, et sa vaatad ennast oma kehast väljaspool ja hakkad vaatlema iseennast kogu oma päeva jooksul. Ehk siis mina vaatan praegu iseennast tegemas seda videot, rääkimas sellest videost. Ma vaatan ennast seda tegemas. Nüüd sina vaata ennast, kuidas sa seal istud või mis sa teed, kuidas sa kuulad, mida sa teed, vaata ennast kõrvalt. See ongi ilmselgelt, kui sa oled kärbes seinal või lind, siis sa ei ole seotud selle inimesega, kes sa oled. Ja seega on palju lihtsam näha reaalsust sellest, kuidas on sind maailmas näha teiste inimestega suheldes. See ongi see, mida objektiivne vaatlemine tähendab. Nii et teeskle, et sa vaatad ennast vaidlemas või vaatad ennast ükskõik millises teises olukorras.
see on üks parimaid viise muutuda ausaks selle suhtes, mis on tegelikult sina. Veel üks asi, mis on selles objektiivse vaatlemise protsessis nii äge, on see, et sa näed, kui ebaautentne sa oled, sa näed neid hetki, sa hakkad nägema neid hetki, kui sa ei olnud autentne. Sa näed neid hetki, kui sa seisad seal ja keegi, keda sa ei salli, tuleb ja ütleb hei ja sina oled nagu oh hei, selle asemel, et tegelikult sa ei salli teda, on ju. Sa näed ennast seda tegemas, mis ei tähenda, et sa ei tohiks seda teha, aga kui sa hakkad seda nägema, mäletate, siis see on olulisem kui see, et sa eitad seda tegemast. See annab sulle palju infot selle kohta, kes sa tegelikult oled ja kuidas sa tegelikult ennast praegu tunned. Kui sa tahad seda järgmisele tasemele viia, siis filmi ennast. Vot nii, mina filmin ennast, ma saan pärast tagant järgi neid asju vaadata. Sellepärast, kui ma vaatan praegu mingeid asju, mis ma olen teinud 5 aastat tagasi, siis mul on nagu, issand jumal, õudne, raske on vaadata. Aga kõige parem on siis, kui sa saad ennast filmida nii, et sa ei tea, et sind filmitakse. Nüüd jälle mina soovitan siin lasta kellelgi ennast filmida mingites situatsioonid, näiteks mingis, ma ei tea, kas peol või mingisuguses, kus sa unustad ära, on ju, et su ümber on näiteks see sõber, kellega sa oled kokku leppinud ja siis tema salaja filmib sind. Aga jah, et nagu lepi kokku enne. Ära tee seda niimoodi kellelegi teise või võid teha ka, aga küsi enne tema, parem oleks küsida enne nende nõusolekut. Et see on tegelikult hea mõte nagu niimoodi aidata üksteisele autentseks saada. Nii, ma ei tea, kuidas sa kavatseksid seda saavutada, aga ütleme nii, et sa otsustad ennast filmida. Mida ma tahan, et sa märkaksid, on see, kui pinges sa end oma kehas tunned, kui sa tead, et keegi sind vaatab. Kui erinevaks sinu teod muutuvad, kui sa tead, et sul on publik. See on vihje sellele, kui ebaautentne sa tegelikult oled. Kui sul on isegi see tunne, siis see on ebaautentsus. Sa näed seda. Ja siis ära hakka endale vastu päid ja jalgu selle ees põmma, vaid lihtsalt ta teadlikuks, sa aru, et see on nii sellepärast, nagu ma juba enne mainisin, me oleme sellesse programmeeritud. Me ei ole sellepärast halvad, et me oleme ebaaautentsed, aga kui me saame järjest rohkem teadlikuks, siis seda rohkem me saame hakata teadlikult tegema neid valikuid, eks ole. Nii, kõrgeim seisund, see on nüüd viimane, sammud on nüüd läbi ja nüüd on lõppkokkuvõte. Sa saad töötada ainult millegagi, mis on päris, kui sa ei tea ega tunnista seda, mida sa päriselt mõtled, päriselt tunned, päriselt tahad, päriselt vajad ja tegelikult teed, siis sa töötad illusiooniga ja sa ei jõua mitte kuhugi. See on nagu ehitada loss õhku. On vältimatu, et see kokku väriseb. Kõik siin elus võib kas olla tõene meie unikaalse olemuse suhtes või olla just see, mis takistab meil seda unikaalset olemust avastamast. Sõna otseses mõttes, mida iganes sa teed, mis teeb sind rohkem eneseteadlikuks, on samm autentsuse suunas. Autentsus on kõrgeim seisund, mida inimene võib saavutada. Järgnevatel aastatel saab autentsusest valgustumise kontseptsiooni asemel vaimsuse tõeline eesmärk. Ja ma arvan, et see juba ongi nii. Mul üks minu sõber siin turu peal andis mulle selle ise kommi. Ma oleks pidanud selle enne välja uurima. The currency of the future is authenticity, ehk siis tuleviku currency, nagu raha, vahend on autentsus. Ja tal on muide homme sünnipäev ka. Niisiis. See on et me hakkame liikuma aina lähemale ja lähemale oma olemusele. Ja see on tõeliselt hea uudis, sest see tähendab, et meie elu ja meid ümbritsev ühiskond hakkab olema selline, mis aitab meil inimestena avaneda selle asemel, et saada millekski, mis meid vormib, mis on siiamaani olnud
surub alla ja hoiab täielikult varjatuna. Ilusat nädalat. Vot nii. Aitäh, et te aitasite mul valida seda teemat täna, Kristel ja Pillekas, kes vastasid minu küsitlusele. Ja vaatame siis, mis järgmine nädal saab, aga nüüd hakkame tegema energiajoondust. Nii, leia omale mugav asend, võtta omale vesi kaasa, klaasi sees, plastiku sees, plastmaspudelis ei ole väga hea oma vett hoida. Võta üks lonks, enne kui pihta hakkame. Nii, valmis. Leia omale mugav asend. Kuskil, kus on sul mõnus omaette olemine. Sa saad olla rahulikult iseendaga mõned minutid. Iseenda jaoks täna, millal iganes sa seda vaatad. Ja hakkame hingama mõnusamalt ja pehmemalt sisse ja välja. Ja iga kord välja hingates lõdvestame oma keha järjest sügavamalt ja sügavamalt. Ja skaneerimegi oma keha üle. Alustame seekord jalataldudest. Ja nagu see skaneering, mida sa teed, see nagu aitab sul vaadelda oma keha, kogu oma energiakeha. Et siis nagu igal tasandil, füüsilisel, emotsionaalsel, energeetilisel, mentaalsel, et sa siis vaatad nagu läbi selle skaneeringu ja sel ajal, kui sa seda vaatled, sa ka lõdvestud. Ja see on nagu siis nagu skaneerib kogu su nagu ringis ümber su keha, et siis nagu jalad ja siis sa tõused nagu sellega üles poole, siis nagu skaneering tõuseb üles poole. Ja lõdvestume selle protsessi sees, vaatleme ja lõdvestume. Paneme tähele kõiki tundeid füüsilises, emotsionaalses ja mentaalses kehas. Selles kohas, kus sa just hetkel oled, põlved, on ju, sääred, põlved, reied, puusad, kõik, mis jääb sellesse piirkonda, kõik oma seksuaalsusega seotud. Ja lõdvestume, tõuseme aina edasi ülespoole, ülespoole. Täpselt nii kiiresti, kui sinule sobib. Ja skaneerimegi kogu oma keha niimoodi läbi. Lõdvestume iga piirkonna, lõdvestame iga kord, kui selles kohas oleme. Lõdvestume, paneme tähele, vaatleme, lõdvestume ja liigume edasi. Ja kasutame ka oma hingamist. Kuni sa tunned, et kogu su keha on üle skaneeritud ja lõdvestunud. Aitäh. Võime ka kujutleda, kuidas me ajame oma energeetilised juured emamaa südamesse, armastuse keskusesse.
ja võtame selle armastuse sealt vastu. kuni see jõuab meie südamesse ja iga südametuksega laseme selle armastusel mööda meie kehasid voolata. meie füüsiline keha saab armastusest üle ujutatud. samamoodi meie emotsionaalne keha. ja mentaalne keha. ja lõdvestume selle armastuse sisse. aitäh, 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 aitäh. ja nüüd kujutame, kuidas me avame oma kroončakra ja võtame vastu teadlikkuse. võtame vastu oma kõrgema teadlikkuse. selle kõige kõrgema teadlikkuse, selle oma tõelise olemuse teadlikkuse. ja see ongi nüüd meie taotlus. saada järjest rohkem teadlikuks nendest ebakõladest, mis on meie sisemise ja välise maailma vahel. Nendest osadest endas, mida me oleme proovinud varjata, sest see on olnud ebaturvaline, sest me ei ole vastu võetud nende osadega endas. kuidas on saada nendest järjest rohkem ja rohkem teadlikuks, et me saaksime teadlikult otsustada, teadlikult valida iga otsuse puhul. kuidas see siis on? kui ma valin saada järjest rohkem teadlikuks ja olla iseenda kõigi osadega kohal. olla armastav kohalolu kõigi osade jaoks endas. ka nende jaoks, mis ei ole olnud head või õiged. mida ma olen proovinud peita, võib-olla eitada, varjata. kuidas on neid iseendale tunnistada, saada neist teadlikuks. ja hoida neile ruumi. ma luban endal olla mina ise. siin ja praegu. iseendaga. ja mida see veel loob.
mida see loob minu jaoks ja kõigi jaoks minu ümber. Kuidas see siis on, kui tänu sellele, et mina valin olla järjest rohkem teadlik enda tõelisest olemusest ja luban endal järjest rohkem olla autentne, et see inspireerib ka teisi seda valima, seda olema, seda lubama. Kuidas see siis on vaadelda kogu maailma muutumas järjest autentsemaks, järjest teadlikumaks. Järjest armastavamaks. Ja mida see loob. Aitäh, 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 aitäh. Ja võtame veel mõned minutid ja oleme selles mõnusas teadlikkus, vastuvõtvas lubamises. Iseendaga ja kogu universumiga, ema maaga ja kõikide toetajatega kõikidest dimensioonidest. Ja kui sa oled valmis, siis kogume kogu selle energia, mida me siin tundsime, kogume enda käte vahel energiasambaks enda pea kohale. Ja välja hingates laseme sellele endasse ankurduda, salvestuda, maanduda, lase maandab meid, las me kontsentreeruda. Me joondume sellega täielikult ja lõplikult. Kui soovid, võid teha mitu korda, kuni sa tunned, et see protsess on lõplik. Kuni sa tunned, et sa oled valmis minema siit edasi uue teadlikkusena, uue joondusena ja mida see nüüd loob. Aitäh, 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 aitäh. Kohtume järgmisel korral.